kui pangega tuleb nii. Oi, külge. Mida siis kanadele tohib süüa anda ja mida ei tohi? Mina annan näiteks graanuleid, sest see on mugav minu jaoks. Kuid vahetevahel jäävad meil kodumajapidamisest alles igasugused toidujäätmed. Ja tulebki siis mõelda, et kas need toidujäätmed on meie kanadele kasulikud või ei ole. Eelkõige tuleks arvestada seda, et näiteks väga mürgine on avokaado. Väga mürgine on šokolaad, sest mul on isiklikud kurvad kogemused, mil minu enda pärlid surid tänu untsu läinud šokolaadikoogile. Kanad küll elasid üle, aga 33 pärlit suri kahjuks šokolaadimürgitusse. Mis on veel näiteks väga mürgine, on toored kartulikoored, kui liiga palju anda. Kartuliidud, tomatilehed, paprikalehed. Mis puudutab nüüd siukesi rohelist, siis tegelikult inimesed armastavad ette niita siukest rohelist taimematerjali ja arvatakse, et kui seal on mingisugune rohttaim sees, et siis see võib näiteks kanadele mürgine olla. Üldiselt kirjandus pajatab sellest, et enamus neist taimedest on tegelikult ilutaimed, seega on vähe tõenäoline, et keegi kasvataja hakkab hortensiaid näiteks kanadele sisse söötma. Et ma arvan, et siin see rohttaimede ohtlikkus piirnebki rohkem nende tomatilehtede ja paprikalehtedega. Aga kõige lihtsam on ikkagi kanu sööta spetsialiseeritud toiduga. Siis on see ohutu, sellepärast et see on ikkagi kontrollitud. Ja kui teil jääbki sealt kodumajapidamisest midagi üle, siis keedukartulit võiks ikka anda. Võite ka anda, ütleme, šašlõkki, kui teil on midagi seal järgi jäänud. Aga üldiselt on lihanorm ühele kanale 10 grammi. Liha tohib kanale anda 2-3 korda nädalas ja seda sügis kuni talveperioodil ja 10 grammi noka kohta, nii et liiga palju liha pole hea. Mis nüüd puudutab tooret liha, siis toore lihaga on lihtsalt oht see, et kanad võivad saada parasiidid. Muud midagi ei ole. Nii et tsip-tsip-tsip, sööge, tipa-tipa-tipa-tipa-tipa. Tsip-tsip-tsip-tsip-tsip-tsip-tsip-tsip. Et need on sellised sõbrad on, jah? Et ütleme niiviisi, kui sa oled ikkagi tipust peale nendega niiviisi suhtlenud, et siis eest ära ei jookse, pigem jooksevad sulle järgi, et millal sa midagi annad. Nüüd sa tegid mulle häda ka peale veel, eks ju, väga tore.